Ja kõik, kes täna siia kohale on tulnud, saavad pärast kingituseks minu CD-plaadi, mis siis, et teil ei olnud CD-mängijaid, aga ikkagi. Tasus tulla. Ja, Katja rõõmustab. ja kleepeka. Kes kleepekat kogub? Mina lapsena kogusin kleepekaid, nii et ma tean, et see on väärt kraam. No võt. Ma teen siis avasõnad. Tee ava, jah. Käib juba, jah? Ei käi vist veel. Tegelikult käib nagu Joe Rogan läheb nagu suvalisest kohast käima. Tegelikult juba 10 minutit on salves. Aitäh kõigile, kes siia tulid esmalt. Ma olen hästi tänulik. Ja kui sa seal teisel pool, sa tegelikult ei näe neid, kes siia tulid. See on väga intiimne ja vipp sündmus, mis meil siin praegu toimub. Ja tere sulle ja tere tulemast siis vaatama Hingestatud vestlus. Ja meie saatekülaliseks on täna Kadri Voorand ja ma ei juhi seda saadet üksinda. Saate formaat on võtnud väga ootamatu pöörde. Üritasin oma teise poole saadet üle võtta, aga ei õnnestunud, siis leppisime, et teeme täna kahekesi selle korra. Johannes Lehmus on minu elukaaslane nimelt. Ja ta on minu jaoks täiesti muusikageenius, kuldsete kõrvadega või mis need geeniuse kõrvadega nagu ühesõnaga. Aga Kadri, aitäh, et sa selle kutse vastu võtsid. Aitäh sellist kutset esitamast, nii et oli suur rõõm kohe vastu võtta. Juba vastuvõtmine ise oli väga rõõmus. Ja oli küll. Siin samas parkas kusjuures peaaegu. Samas parkas isegi rääkisime sellest korraga. Just. Tegite siis just Johannesega plaati. Lõpetasite. Ja andsime viimast lihvi. Kadri vist alustasid Kaarel Tamraga ja siis oli vaja see plaat ära lõpetada ja oli vaja leida see inimene. Mina juhuslikult just olin siia tulnud. Kõik juhused ei ole arvatavasti. Ja siis need kogemused, mida me omavahel jagasime, siis mul just Aveli hakkas selle saatesarjaga pihta ja mõtlesin, et võta Kadri. Ja minul oli ära tundmine, et sa tabas praegu naelapea pihta, sest et mul just mingid mõtted olid, mida kuidagi tunned ära. Sa tunned selle õige vibratsiooni ära, et kusagil meie need sagedused on kokku saanud ja midagi siin resoneerub, nii et midagi siin praegu resoneerub. Aga kui me alustame ikkagi sellest muusikast, sellepärast et paljud ju teavad sind lihtsalt muusikuna ja multitalendina, sellepärast et sa oskad ju nii palju pille. Ja siis minul selles mõttes tänu Johannesele, kes siis selles mõttes viimistles seda plaati ja ma sain seda kuulata, mis nüüd siis veebruaris ilmub. Ja Kadri, sa panid mind nutma. Mitmeid kordi. Kõige parem, kui sa paned kedagi nutma. Ma pean siin sekundeerima, et ma olen vist isa poolt sellised geenid saanud, et ma väga raskelt see pisara kanal siin käima ei lähe, et pigem läheb kergemini. Meeste rahva puhul võib-olla eriti kergesti. Aga kui sa saatsid mulle selle kutse ja sa saatsid mulle selle materjali, mida ma siis nagu läbi kuulasin, siis mingid lood läksid nagu eriti kuidagi nagu pihta. Ja siis mul tuli meelde, et see ei ole esimene kord, kui mõned minu tuttavadki, ma ei hakka siin nimesid nimetama, aga kuulasid ma ei mäleta, see oli esimest plaati või midagi, lihtsalt pidasid auto kinni ja lasid sellel pisaral tulla. Et mis värk sellega on, et mida sa sinna muusikasse paned või mis soust või asi see seal on? No soust ja kaste üldse mulle meeldib kõige rohkem. Väga sageli toidukomponentidest. Seda peab alati olema palju ja mõnikord ma võikski ainult kastet süüa ja võib-olla oligi aeg tegelikult selle viimase albumiga hakata maitsma seda komponenti endast, mis tegelikult mulle lihtsalt kõige rohkem meeldib. Ja võib-olla vähemaks tõmmata seda, mis ma aiman või arvan või mõtlen, et võiks kellelegi teisele sobida või olla kuidagi tervislik ja õige. Et selle koha pealt on lihtsalt toimunud mingisugune kasvamine, mis
ma arvan, et tabab kõiki inimesi ilmselt. Osasid varem, osasid hiljem. Ma ei tea, kas ma olen hilisemas seltskonnas või mitte. Aga jaa, selles asi vist ongi. Laiendame seda teemat nüüd. Sa tegid seda plaati, nii palju kui ma vist aru sain, 3 aastat? Ikkagi kauem. Wow. Ma arvan, et ikka pigem 5 aastat läks kokku ja päris palju laule käisid seal plaadi peal juba ja läksid jälle ära. Tulid jälle, midagi ütlesid tere ja siis jällegi lehvitasid rõõmsalt ja jällegi läksid ära. Ja see oli pikk protsess, mille vältel, selle 5 aasta vältel ma läksin väga süvitsi nii iseendasse, ennast sisuliselt välja kaevama rusude alt. Ja muusikat ka mõnes mõttes välja kaevama selle noodi kuhja alt. Et kus see kõige õigem kõla nüüd on, mis tegelikult tahab midagi ilusat öelda. Ja see tundub, et oli sügavamal, kui alguses arvasin. Et sellepärast kuluski 5 aastat kaevetööde peale. et üleüldse üles leida need dinosauruse sabaluud, kus oli rohkem kirjas, kui ma oskasin arvata, et see album jah, on valmis. Aga mulle tundub, et ma olen avanud mingisuguse koodi, mille kaudu on nagu võimalik väga palju infot ammutada enda seest. Ja hetkel on selline tunne, et ilmselt ma ei jõua selle eluaja jooksul seda kõike ära jagada. Tead, kui sa räägid, mul külmavärinad käivad. Sul ka või, Johannes? Jaa, aga ma tahtsin küsida, et kas see esialgne plaan kindlasti ei olnud, et sa seda 5 aastat teed? Ei, loomulikult mitte. Kuidas see kõik nagu läks ja kuidas see tuli ja kust tuli see äratundmine, et nüüd on? Sest ma mäletan, kui me tegime neid lugusid, seal oli mingisugune timeline või kuidas eesti keeles on. Ja siis ma vaatasin, Kadris lugu on siin kuskil, et siin on juba ees on 15 tundi vaba ruum ja siis lõpus on see 4-5 minutit lugu, et mis seal enne toimus. Ma lõikasin selle kokku sellest 15 tunnist. Okei. Ja sa mingit laulu olid salvestanud 30 tundi või? Ja see tähendab ikkagi, kui sul on nagu, tehki ise matemaatika, et kui on 7-vintsane lugu näiteks ja on 700 minutit seda salvestatud, siis see tähendab, et nagu üks salvestus kogu aeg ei salvesta. Et ühe päeva jooksul võib-olla salvestada on ju mõned võtted, äkki 5, 6, 7, aga siis salvestad jälle 5 ja siis jälle 5 ja jälle 5 ja jälle 10 ja nii aina edasi ja tegelikult selle salvestamine seekord ei olnud nagu, ütleme, vormistus nagu tavaliselt muusikud teevad, et nad on pikka aega midagi ette valmistuvad, lähevad stuudiosse, nüüd vanakooli mõistes, minnakse stuudiosse ja nüüd salvestatakse see asi ära. Et siis mina selle salvestusega otsisin sealt sügavalt neid kõlasid ja sõnu ja meloodiaid, et kuidagi hakkas niimoodi kujunema. Aga see on lihtsalt imeline plaat ja saad aru, see poeb niimoodi naha alla, see liigutab pisarateni ja näiteks, ma ei tea, kas see on nüüd avalugu see Let Me Hold You. Ja saad aru, see on selline lugu, et ma päriselt tunnen, et sa hoiad mind. Kas sa ise saad aru, mida sa teinud oled? Ilmselt mitte nii. Ma ei saa ju päris selgelt teada, mida kuulajana sina näiteks tunned või mis need sinu pildid või visuaalid on või kuidas see su kehas on. Ja kui ma üldse midagi aiman, siis ma võikski aimata, mis tunne su kehas võib olla. Aga isegi seal on miljon erinevat varianti, kuidas see võib minna. Mis see plaat on või miks see album või selle loomine või protsess on olnud märgiline, on see, et sellega koos tegelikult ma ei ole ainult tegelenud muusikaga, vaid ma olen väga süvitsi kaevanud iseennast lihtsalt sealt alt välja. See asi ei seisne siin muusikas üldse, et see muusika nagu läheb lihtsalt, see on nagu väljendus sellele. Ja ma ütlen, et ma kuidagi, et see ei ütle, ma saangi aru,
miks ma sain lõpuks ära vormistada, sest et ma sain aru, et ma niikuinii ei ütle kõike ära. Nagu Tõnu Õnnepalu kirjutas oma ühes raamatus, et iga raamatuga tal on tunne, et see on nüüd see kõige olulisem ja viimane. Nagu see on senistest kõige tähtsam. Kõige õigem. Et see nüüd on nagu selline märgiline. Ja mul on ka alati olnud see sama tunne. Iga albumiga, iga suure projektiga, et see nüüd on midagi, mis on suunamuut ja minu jaoks ja nii. Ja selle albumiga on kõige rohkem ma olen teinud rahu selle teadmisega, et ilmselt need aastakümned lihtsalt lähevadki täpselt samasuguse tormilise kiirusega edasi ja kuni viimase sekundi ja hingetõmbeni on kogu aeg muutumine. Ja võib-olla see arusaamine või see teadmine selle albumiga on lubanud mul selle albumi juures tempol lihtsalt lasta kukkuda täiesti alla ja seista, sest et hästi suures plaanis see on siiski ainult üks viiv, üks väike hetk. Mis hetkel sa tunned kõige lähemal sellele loole või sellele sõnumile või energiale või teosele? Kas see on algusfaasis või siis, kui ta hakkab valmis saama või siis, kui see nii-öelda demo või mingisugune kuvand on valmis? Kas seal on mingi selline hetk, et kui sa nagu üle teed, siis sa juba ei tunne enam seda, no ütleme, viimistled stuudios seal mingisuguseid täppe ja tähti ja silpe. Kas see kõige esimene sinu poolt nagu see panus või see tagasiside? Ma lihtsalt ise olen seda kogenud üsna algusfaasis, et ma ei tea, kas sinul on see kuskil samas kohas või on ta pigem lõpus? See, kus ma tunnen loo ära, igal lool on oma funktsioon. No, näiteks see sama Let Me Hold You, mis ei ole veel väljas, kusjuures selle live-versioon Münchenist on väljas. Aga see, ütleme, see kajastab nende inimestega saadud energiat, eks see on natuke teine, kui on stuudios, võib-olla mingi teine sügavus. Aga selle looga oli nii, et oli aastaid ainult minu salalaul, sest ta on hästi lühike ja mis sellest ikka nagu justkui tundus vanasti, et mis ma nii lühikesest laulust üldse hakkan. Et kellele seda kordust arvu vaja on. Aga mina laulsin seda ise endale hästi palju kordi ja tavaliselt siis, et see sündiski sellest vajadusest lihtsalt tulla endale appi ja olla endale see täiskasvanu nagu me kõik vajame endale olla, et lihtsalt oleks keegi, kelles üles saaks nutta ja tunda, et mul ongi nagu õigus praegu lihtsalt olla ahastuses ja olla oma kaotuses. Et tunnistada seda. Ja see laul täpselt nii sündiski, et tavaliselt sellised laulud ma tunnengi ära selle järgi, et nad sünnivad hästi puhtast vajadusest ennast kuidagi panna vaimselt mingisugusesse kohta. Ja konkreetselt see Let Me Hold You laul oligi selleks, et ma tean, et ma olen selle lahingu olen kaotanud ja praegu ma tahan lihtsalt nutta ja ma ei taha seda teha häbitundes või mingisuguses väga raskes kohas, aga selles kohas, kus tegelikult ma olen väga turvaliselt hoitud ja väga hästi piisab mulle sellest laulust ja minust endast. Ja tegelikult, kui ma olin vahepeal ka pikalt, olin üksi, elasin, siis mõnes mõttes see laul teeb seda sama. Ma läksin väga kaua ju mitu aastat üksinda magama ja mulle tegelikult meeldib magada ju kellegi külje vastas. See on nagu oma mehe külje, aga siis ma olin aastaid olin üksinda ja ma harjusin magama niimoodi, et ma võtsin ise endalt ümbert kinni, avastasin, et niimoodi on väga hea. Ja jäingi niimoodi magama, niimoodi oli kuidagi soojem ja mõnusam. Ja see laul tegi minuga seda sama. Et ei ole seda mingit asja, patja või mingi, aga siis kuidagi lihtsalt ise nagu võtad ja mõtled, tegelikult ma olen endal olemas. Ja siis ühel hetkel ma sain aru, et ma pean seda laulu jagama, et kui mulle endale see töötab nii, et ma võin seda korrutama jäädagi, et äkki on mõni veel. Äkki on mõni inimene veel, kellele on seda vaja. Teistsugune tähendus, kui ma arvasin, mis see laulul on, aga see on vaatad veel tähtsam kui võib-olla. Ja mõtlen see, mis on nüüd väljas, mida kõik on kuulanud, Katariina Rosalja, no see on selles mõttes, et kuulasin, oi nii ilus ja siis on see, et see on sinus
ja siis jälle nagu pisarad voolavad autoroolis, ma ei näe enam sõita. Aitäh, et sa niimoodi kuulad. Muidugi. Sellisel moel. Jaa, kõrvad on muusikat täis selles mõttes ikka. Aitäh. Aga Kadri, sa oled juba 2 korda siin nii armsasti rääkinud, et sa kaevasid ennast välja. Räägime sellest. Mis juhtus? Väga palju asju. Ei olnud ühte elementi. See on umbes nii, nagu mul viimati 6 aega tagasi mul hakkas selg valutama. Ja ma arvasin, et mul on seljas häda. Aga tuli välja, et kui me kaardistasime kogu mu keha ära, et juba tegelikult aastaid, ma panin juba tähele, juba aastaid tagasi, et puusega hästi paindu, eks rohkem. Siis ma ütlesin, mis seal on, siis ma olengi siuke paindumatu inimene lihtsalt. Tegin sellega rahu. Ja siis oli natukene, kui juba sealt on nagu niimoodi, et sealt ka nagu hästi veni. Ma olengi siuke paindumatu inimene. Ja siis füsioterapeut seletas ära, et kui sul hakkab jäigastuma mingi lihas ja sa ei pööra sellele tähelepanu, siis ühel hetkel tal jookseb nii lukku, et selle vastaslihas, need lihas peavad niimoodi kõik töötama. Ja kui üks lihas ühel hetkel enam lõdvaks ei lase, siis nüüd see kiirgab sinna selga. Nii et seljas tundub, et on tohutu valu, aga lihtsalt puus ja kõik, mis seal ümber on, ei anna järgi. Ja siis tundub, et ma tõmbasin oma selja ära, et tõstsin seda saates on nii palju vaja. Et tõstsin seda sokki ja nüüd on nagu väga halvasti, et ma tõmbasin ära. Tegelikult sa ei tõmmanud, tegelikult sai lihtsalt karikas täis. Sul oli eile sama asi või üleeile, kuna sa seal meie last hakkasid kukkumisest pääsema. On parem, jah? Parem. Aga võtta küll selle vaimse karikaga täpselt samamoodi, et ei pööra tähelepanu. Et tegelikult millegi pärast sotsiaalsetes situatsioonides, kus ma olen ju pidevalt. Ja isegi jätan mulje, et ma olen selline ekstravertne inimene ja tegelikult ei ole väga ekstravertne inimene, aga ma olen selle mulje jätmises väga hea ja mingi osa minust on ka ekstravert. Aga mingi teine osa vajab vägagi introvertset elulaadi ja sellist olemise vormi. Ja kui hakkasin ühel hetkel tähele panema, et kui ma nagu aus olen endaga, siis enam-vähem kõik sotsiaalsed olukorrad minu jaoks on läinud aina raskemaks üleüldse üle elada. Et ma küll elan nad väga hästi selles situatsioonis üle, aga see, mida ma pärast tunnen, on väga keeruline. Ja et ma nii palju põen, et ma nii palju proovin kõike teha õigesti, et ma lihtsalt hakkasin murduma kogu selle kuhja all. Sest et kogu maailm läheb aina suuremaks ja rohkem lahti ja aina rohkem inimesi on su elus. Siis ühel hetkel on võimatu lihtsalt kõikide meele äärel olla. Ehk siis õigesti teiste jaoks. Ja õigesti teiste jaoks. Aga samas ega siis sinu uskumuste süsteem ka kusagilt pärineb. Minu uskumuste süsteem on ju mõjutatud sellest, mida keegi arvab. Ja kõik, mida mina arvan, ju tuleb sealt, kust ma tulen. Kus need mõtted ikka veel pähe tekivad. Ja siis me võime nagu niimoodi võtame, et kui sul on väga kitsas ring, siis sa oledki mõjutatud väga kitsast ringist, aga kui see ring on väga lai, siis peab lihtsalt ennast üles leidma. Sest et nii paljusid inimesi oli võimalik kuulda võtta. Ja siis saab ka selgeks ühel hetkel, et ei olegi, et see on nagu absurd, eks ju. Et kuna arvamusi on nii seinast seina, siis tekib ka ühel hetkel see rahu, et ja avastus, et kõik ongi tegelikult erinevad. Ja see on tegelikult väga hea, et ma ei jõua enam kõikide meele järgi olla. Ja see avastus oli nagu see minu jaoks see hetk, kus ma saan aru, et siis ma võin ju täiesti vabalt ka lihtsalt ise valida, mida ma siis uskuda tahan. Ja aru saada, ja mul on kogu aeg ju olnud see teadmine, et mul on väga kirglik teadmine asjade kohta, mida ma nii-öelda justkui ütleme, et kirglik sisemine nii-öelda aimdus asjade kohta, mis sunnib mind kogu aeg õppima ja uurima ja teada saama. Ja siis jälle saama teada, et ma midagi ei tea, aga see mingisugune tung on miski, mis on minust vägevam. Ja sellepärast mind alati huvitab
kõik, mida keegi ütleb. Ma võtan seda arvesse oma kalkulatsioonis. Aga jah, neid arvamusi läks ühel hetkel lihtsalt liiga paljuks ja ma ei suutnud seda enam nagu ära arvutada, kuigi matemaatika on mu lemmik, võib-olla selline koolitükk olnud kunagi, aga see matemaatika läks minu jaoks liiga hulluks kätte ja oli vaja hakata tegema lihtsamaid arvutuskäike ja ammutama teadmisi iseenda seest rohkem kui kunagi varem. See võib-olla kõlab kõik kokku väga keeruliselt. Pigem ei kõla. Ei, ma saan aru küll, aga ma tahaks nii palju laiendada seda. Et mis on need tegevused, mida sa siis tegid ja kuidas sa nagu aitsid? Oli see meditatsioon või laulsid sa endale veel või ma ei tea, käisid külma sees ujumas või mis need olid? Ma tegin kõiki asju. Ma tegin väga intensiivset teraapiat ja see algas otsusest, et ma enam nii ei saa. Et ma lihtsalt ei ole nõus enam sellisena edasi elama. Mul on variant, kas ma lihtsalt suren maha selle koorma all. Sobida ja olla selline edasi, et arvestada hästi paljudega kogu aeg ja lihtsalt vaakuda selle all või ma muutun ära. Ja sa muutusid ära? Jah. Ja ma sain teada, et mul ei jää muud üle, kui ennast lihtsalt kätte võtta ja muuta ennast ära. Ja see on väga raske. Võib ka valida teadlike valikute tee. Teadlike valike tee, millest hästi palju räägitakse, see on väga kurnav pikas perspektiivis. Siis kas sa siis elu lõpuni jääd teadlikult valima? Mida sa sööd, mida sa ütled, kus sa oled, kellega sa oled, jälle pead analüüsima. Kaua inimene jõuab teadlikult valida? Tahaks ikka orgaaniliselt elada ju. Järelikult peab minu alateadlik mina tegema väga palju rohkem õigeid valikuid. Ja mul ei jäänud muud üle, ma sain, selleks hetkeks mind on alati psühholoogia huvitanud, mis ma sain aru sellest lihtsast matemaatikast, et nii ei saa. Ja kõige pikema perspektiiviga väljavaade on muuta lihtsalt ennast ära. Ja ma alati soovin uus aasta öödel igal aastale midagi endale ja üldiselt ma sellega saan. Ükskõik, kas see on unistus, võib-olla ma unistan lihtsalt liiga realistlikult, ju siis. Et kõik, mis unistad? Jaa, kõik, mis ma unistan. Ja siis ma unistasin ja leppisin kokku, et ma muutun ära. Ja muutusingi ära. Ma läksin, ma ei tea, mitmesse teraapiasse. Iga päev tegin tundide kaupa, kui võimalik oli. Aga mitte kunagi vähem, ma arvan, kui tund-paar aktiivset rekodeerimistööd oma ajus. Ja niimoodi kuude kaupa jutti, kuni ma arvan, et see võis olla circa aasta, kui ma hakkasin märkama esimesi tulemusi. Siuke treening? Jah. Wow. Aga kuidas sa tegid meditatiivselt või koputasid või? Kõik koputamised, meditatsioon, hästi selged sellised mõtteharjutused, mis on seotud erinevate visuaalidega. Visuaalid omakorda seotud tundmustega. Kindlasti oli seal oma väike amps ka gestalteraapiat, mis ju ka läheb võib-olla kehamällu ja sellistesse kohtadesse, et kõik võtted, mida võtta oli. Ja kuna mind psühholoogiaga üleüldiselt on lapsest peale huvitanud, siis see oli minu jaoks ka seejuures väga põnev mäng ja ma sain aru, et minu õnnevalem on analüüsida väga põhjalikult tekste, kirjutada need lahti enda käega ja nad läbi harjutada, läbi mõtestada, fantaseerida, elada. Ja siis ma sain aru, et ma teen midagi, mis mind tegelikult ma olen teadnud terve elu, et see teeb mind õnnelikuks. Ma olen seda kogu keelanud endale, et see on nagu just kohe raiskab. Eks see kirjutamine ja seda nagu lahti kirjutamist ja siis elamist ja kehast. Sügavuti minemine. Ja, et iga tekst, mida ma saan võtta, kas biograafia või siis mingi psühholoogia alane teadustekst või psühholoogia alane artikkel. Või mingi mõistmine näiteks. Ja ükskõik missugune tekst, milles on võimalikult palju seda materjali, mida ma saan analüüsida. ja oma jaoks tükkideks lahti võtta ja siis need loogikareeglite järgi jälle kokku panna. Kas see ei väsita?
või see on just see on see asi, kus minus tekib hooseisund ja ma võingi jääda tegelikult kaevama selle. Okay, ma küsin natuke teise nurga alt, et mina kui meesterahvas olen vaadanud, et mõnikord on just minna laskmine see õige. Et kui mul enam mõistus ei kodeeri ära seda valemit, siis mõnikord, kui ma lasen minna, siis tuleb mingisugune teistsugune info kuskilt, et tegelikult kõik on hästi, kõik on korras ja sa ei oska neid asju sõnadesse panna, aga sa saad kuidagi teistmoodi aru. Kas vahel on ka sellist asjade käiku olnud sinul kogemuses? Tingimata, sest et hooseisundis ju ei ole seda seina ees. Kui on hooseisund, nagu mida ma enne kirjeldasin, siis ma võin jääda väga kaua sinna nii-öelda kaevetöödele. Sest et ma olen leidnud järelikult kogu aeg motiveerivaid komponente, mis ütlevad mulle, jah, siin on midagi. Ma olen järgmise, jah, siin on midagi, jah, siin on midagi. Aga kui siis vahepeal väga pikalt ei ole mitte midagi, siis tulebki puhata ja võib-olla mõelda, et kas sa ikka kaevad õigest kohast. See on hirmutav seisund, eks ole, mis nüüd valesti on, miks nüüd ei ole, eks ole? Aga valesti ei ole midagi, sest et ega ikkagi enne ei saa kunagi teada, kui oled teada saanud, et siit ei ole midagi võtta. Et sahti lahti, oi, aga siin ei olegi midagi. Aga ma ütlen, et need, mis sa oled lahti kirjutanud ja kodeerinud endaks, need on ikkagi isiklikult sind ennast puudutavad ja mitte nii, et nagu kellegi teise, vaid ikkagi ainult endale isiklikult puudutavaid teemasid. Või ikkagi mingeid teisi asju ka? No mind huvitab laias mõttes ja laias plaastus ka üleüldse inimmõistus kui selline. Aga see, mida ma mõtlen, mida ma pean silmas kodeerimise töö all, siis jah, seal ongi ainult isiklik. Sellepärast, et mingisugune näiteks mõttemuster, see, mida ma siis ümber kodeerisin, on uskumuste süsteemis mingisugune väga vana uskumus, mis millegipärast defineerib minu praegusi hirme või siis käitumisviisi. Ja kui seda kodeerimistööd teha, siis minu puhul vähemasti töötas väga hästi see loogika, et leida nagu nii-öelda mingisuguse tundmise ahelas üles võimalikult palju mälestusi ja enam-vähem nagu suurem osa sellisest vestlusteraapiast ju sellel baseerub. Et me otsime nii-öelda ühendusi erinevate elujärkude vahel lapsepõlveni välja, kui vähegi midagi mäletada on. Ja mul on. Ja tegelikult usun, et kõigil on. See on nüüd lihtsalt võib-olla inimesed nagu tunnetavad seda erinevalt või mõtlevad seda erinevalt ja sõnastavad erinevalt, aga kui ei ole ikkagi tugevaid mäluhäired, siis päris palju annab välja kaevata. Ja nüüd ma sisuliselt nii-öelda kirjutan mingist hetkest alates filmi ümber. Mitte ei valeta endale elu, mitte selles mõttes ma ei ütle, et elus ei juhtunud seda asja, aga et ma saan valida teisiti. Et võib-olla kui... Näiteks suhestuda teisiti. Mida see tähendab sinu jaoks nüüd? Näiteks Katariina Rosalia, eks, on päriselt teraapialaul. Täiega. Katariina Rosalia on see, et mina tulen tuppa... Enese väärtustamise lugu puhtalt. Ja mis see kodeerimistöö seal on? Katariina Rosalia jookseb tuppa, ta on umbes 5-6 aastane. Toas ei ole kedagi. Ema, isa on kogu aeg ära. Tööl. Ja ta on jooksnud mänguplatsilt liivakasti ümbert. Seal on olnud teisigi tema vanuseid ja tema mängu ei ole võetud tõsiselt ja teda ennast ei ole võetud just nii, nagu ta on soovinud teda võetaks. Ta on mängust välja arvutud, ta jookseb tuppa ja seal ei ole kedagi, kes ütleks talle, et sellest ei ole ju midagi, et sina oled ikka ju väga, väga tore ja väga ilus ja ära kuula sellist jama. Sa oled nii äge, et oi, maa ja ilm. Ja see Katariina Rosalia tuleb kordi sinna tuppa ja seal ei ole kedagi. Ja 30 aastat hiljem seesama Katariina Rosalia saab minna sinna tuppa ja olla see keegi. Ja rääkida selle 5-6 aastasega või 7 aastasega või 11 aastasega. Ja rääkida talle kõiki neid asju, mida tal oli siis vaja kuulda, aga ei kuulnud. Kõigil on neid momente. Aga see meid kedagi ei aita, et teistel on ka.
küll, aga tuleb see töö ära teha. just, et selles mõttes meid kedagi ei lohuta, et teistel on veel halvem või ma ei tea, mis. See lihtsalt võib väga harva töötada, aga see ei muuda tegelikult käitumismalli ja isiksuse nagu siukesi nagu. Või uskumusi. Jah, et uskumusi, et kui see on minu lugu, siis kas ma nüüd räägin endale seda juttu, et see ei ole ju midagi ja tunnen edasi oma sotsiaalset ärevust ja olen kogu aeg hästi pinges või siis ma lähen sinna ja teen nii palju, koristan nii palju selle toa ära, kui ma saan. Mul on alati siukse endasse nii-öelda kaevumise töödes, mul on seesama küsimus, see, millest sa räägid, et kuidas ennast omamoodi uskuma panna millegisse, mida ma tegelikult ei ole kogenud. Kuidas see on sinul õnnestunud? Mida sa mõtled, et tegelikult ei ole kogenud? No, et sa mõtled, et sa ei ole kogenud seda, et keegi sulle ütles piisavalt palju midagi. Väärtuslik või et ma olen nagu äge ja siis on see, et kuskil nurgas ma ikka tunnen, et ma ei ole. Et kuidas sa teed seda aju loputust endale? Mõtlen, kui sa annaksid mulle mingit nõu näiteks. Oi, nõuandja, mina kindlasti ei ole. Ma võin rääkida oma kogemusest lihtsalt. Kui ma nüüd laiendan seda Katariina Rosaali mõtet. Uskumus ongi midagi, mis on selle pärast minu arusaamist mööda, siis aju sees olev ühenduste jada, mida on lihtsalt väga palju kordi. See on nagu see lambikett, et mis koosneb erinevatest sündmustest ja mõtled, nagu siin on lambikett. Nii. Ja mida rohkem kordi on seda põlema pandud, seda tõenäolisem on, et sa seda usud. Ja nüüd on vaja lihtsalt see teine lambikett panna hästi palju kordi põlema. Ja panna ilmselt sa nagu mõne klikiga seda sinna nagu ei jõua, et sest saab uskumus. Aga see, mis on nagu igav uudis ja hästi tüütu, on see, et seda tulebki teha lihtsalt hästi palju kordi. Aga mina olen elav tõestus, et ma tegin seda tõesti väga-väga palju kordi nagu mõne uskumusega, mul on terve elu lõpuni minna. See töö ei saa mitte kunagi tehtud, sest et elusektoreid on miljon. Aga ma selle ühe uskumusega ja selle Katariina Rosaaliaga, vähemasti nagu, ma ei tee seda Katariina Rosaalia olukorda nagu kõikideks elusektoriteks korda. Aga selles ühes kohas, mis puudutas võib-olla armastust, paarisuhet, mingist ühte sektorit, seda jada ma lihtsalt tegin korda ja lihtsalt nii palju kordi, et ma ei tea mitu tuhat, ma ei tea palju kordi ma panin seda põlema, et see jääks sinna aiu, jääks mingigi jälg võrreldes nende 30 aastaga, kui on kogu aeg iga päev vajutatud põlema seda teist lambiketti. Et seal nagu muu loogika minu meelest seal ei tööta täna, nii palju kui mina olen sellest, mina ei ole neuroloogiga teadlane, aga nii palju kui ma olen huvi kaudu teada saanud, siis lihtsalt korduste arv. Sa räägid väga inspireerivalt ja kohe tekib siuke tunne ja kergem arusaamine, et nüüd tuleb hakata ikka käisid üles käärima ja hakkab tegema. Ja sellepärast näiteks ei tööta see, et keegi ütleb sulle, ütle endale nii. Aga miks ei tööta? Sest et igaüks tuleb oma lingvistilisest metsast. Igal ühel on lapsest peale oma sisekõnes täiesti individuaalsed sõnastused. Keegi ütleb, ütle endale, et ma olen nii tänulik. Jah, Kui sa päriselt ei usu seda. Jaa, et kui see ei ole kui see sinu sõnavaras ei ole, lapsest peale pole sõna tänulikkus näiteks kunagi esinenud, siis ilmselt see ei hakka tööle lihtsalt. Et siis peab leidma nagu. Leiad mingi oma sõna või happy place'i või mis iganes. Just. Et seal nagu, sest et kahjuks on ikkagi, sa pead selle uue lambiketi komponendid ikkagi oma sellest lambi riiulilt leidma ja sellest paneme selle keti kokku. Sest et nagu saab ka sisestada nende uusi ja seega on võimalik. Aga tõhusam viis ei ole mitte täiesti uus mingisugune sõnastus, see ongi see, et keegi ütleb, et ütle endale seda. Ja see on alati raskem, aga võimalik. Aga natukene tõenäolisem on, et mingi uskumus leiab ajus pesa, kui see on lingitud või ühendatud nagu nende asjadega, mida sa juba enne tead. Et see laeng, mis on, seda võiks võimendada. Ja. Väikest kübet.
noh, et midagi sa tead, näiteks sa tead, et sa hommikul teed sellist asja või et sa tead, et päike tõuseb. Mõned asjad siiski on juba, mida me teame ja neid tegelikult on väga palju. Et kui nendesse nagu panna lihtsalt uusi komponente, siis tuleb välja, et aga seda rada on juba varem põlema pandud. Kuule, aga kui sa vaatad selle 5 aasta tagust Kadrit, siis mis sa talle ütleksid täna? Hea otsus. Mis asi? Mis oli hea otsus? Hakata seda tööd tegema. Endaga? Jah. Kas sa jagad... Aga mis oli enne? Kas muna või kala? Kas sa tahtsid seda plaati teha või tahtsid teraapiaga pihta? Tegid endale teraapiat. Või see kõik kukkus nii välja ja siis nüüd tuli kõik. Hea küsimus. No ikkagi kõik on kogu aeg koos ja korraga. Okei, aga läheme korraks veel sinna 5 aastat tagusesse. Kuidas see nagu, muusikana mind nüüd huvitab korraks selle muusikasse. Kuidas, ma saan aru, et sa läksid kuhugi ära ja viisid oma pillid ja ostsid mikrofonid ja igasugused toredad vidinad sinna, et saaks võimalikult hästi salvestada. Ma ei tea, kas see oli siis, oli see natuke hiljem, aga ma palju ei teadnud, aga ma kuulsin, et oi, et Kadril on väga, väga head mikrofonid ja siis, tore. Ja, mis ta teeb nendega seal, ma ei tea, pole veel kuulda olnud, eks ole. Nüüd me siis siin istume ja arutame seda kõike. Et kuidas sa ikka tegid päris kõva otsuse ja kolisid oma nagu siis nii-öelda stuudio kuhugi metsa või maale? Jaa, sauna. Sauna? Saun on meelispaik. Võtta leili on meelistegevus. Ja ma ei saanud olla nagu salvestusprotsessiga nii kaugel saunast. Aga muidugi teine asjaolu, mis tõenäoliselt mõjutas rohkem seda, on see, et seal on vaikne. Maal on vaikne. Ja ma kunagi tegin ju seal esimest plaati, ma tegin eelmist plaati seal ja ma arvasin oma õndsas meeles, et ma teen seda ainult talvel 1 kuu. Ka seda plaati toona ma tegin 6 kuud tegelikult ja mu kõige suurem ilmeliku tuleb rändeaeg, lindude rändeaeg. Siis läheb linnulaadaks ja see on kohutult väli. Ja läkski. Aga see hoopis mõjus veelgi motiveerimalt. Ikkagi toas oli vaikne, aga siis kui ma lõpetasin sageli hommikul 5-6 ja siis läksin õue ja vaatasin seda merd ja kuulasin neid 1000 linde, kes hommikul olid täis hoos. Siis see oli nagu suurim preemia üldse. Ma teadsin, et ma teen veel selle asja ära ja veel selle asja ja ühel hetkel, kui ma olen need kõik asjad valmis saanud, siis ma lähen õue ja kuulen, kuidas kõik need haned ja luiged ja kõik segamini seal ütlevad valjuväeliselt, et kõik on ikka jube hästi. Ja sa olid seal täiesti üksi selles mõttes, põhimõtteliselt läksidki nagu metsa ja muusikat tegema. Enda olema, ennast kaevama. Ja nüüd, et siis eelmisel plaadil oli Mihkel veel päris palju seal. Et selle plaadi puhul ta käis nagu aeg-ajalt vormistamas ja aitamas. Ja olime rohkem üksi, siis ma olin ka päris palju üksi, aga siis Mihkel oli seal, ta magas kõrval, tema norskeda plaadi peal. Õnneks inimesed esimesed aru, kus. Aga jah, see kuidagi ilmselt oli lihtsalt vaja nagu käigu pealt mõelda ja saada nagu salve see hääl, mis ma nüüd enda seest üles leidsin. Et see on see tunne, mida ma tahan, et see kõlaks selles hääles ja ma ei taha, et sellel oleks sekunditki vahelt ja nüüd ma pean seda laulma. Kas sellele eelne siis selline mingi meditatsioon või sellisesse seisundisse minemine? Kuidas sa neid seisundeid endal lood ise? Ma proovisin ka meditatsiooni enne. Mida ma ei proovinud? See oli kohati ikka nii valulik, sest aeg-ajalt oli tõesti neid momente, mida sa enne kirjeldasid, kus tuli lihtsalt lahti lasta. Nagu need laulud, mis läksid. Nad tulid, sest et vahepeal oli mingisugune suur unistus. Näiteks ma hakkasin nagu lisaks nendele tavateraapiatele, psühholoogiavidele, ma kaevasin ka ennast, ma ei tea, mis Mindvalley kursustesse, siis ma kõike proovisin. Siis ma manifesteerisin ennast, ma ei tea, mis X-lavadele ja siis ma kuulsin, et nüüd tuleb mingi selline laul. Ja siis ma tegin selle ära ja siis ma saan aru, et aga miks ma üldse sellise unistuse endale valisin,
et see nagu praegu ei töötagi enam, et ma olen sellest unistusest juba välja kasvanud selle laulu vormistamise lõpuks. Ma olin selle laulu lavast, sellest publikust ja sellest unistusest juba edasi läinud. Seda reaalsusesse ei olnudki vaja tuua. Jah, et kuidagi nagu, või siis ma sain aru, et see ei ole päris õige. Et mu keha ei tunne praegu ära. No, et mu keha ei tunne praegu ära, et see laul on nagu, et see nüüd kajastab nagu seda publikut ja seda saali ja kuidagi, et ma kujutan küll ennast selle lauluga siin saalis ette, aga mu keha ei tunne ennast mugavalt, ma vist ei ole veel õiges kohas. Mis sa siis tegid? Võtsid uue suuna, uue listi? Lasin lahti ja proovisin jälle minna, et okei, ma proovin siis mõtta, et mismoodi ma tahan siis tunda ennast seda laulu lauldes. Ja proovisin nagu niipidi väga palju minna. Ja sa oma keha usaldasid täiega, eks ole? Ja ühel hetkel ma saan, ja keha jälle ütleb, et nagu, et kuule, et nagu lihtsalt tegele asjadega, mida sul on vaja. Tegele näiteks sellega, et sa otsid armastust. Et sul on meest vaja ja sa kogu aeg tahad endale meest leida. Räägime sa tahad õiget inimest oma ellu leida ja sina siin unistad, mis laval ma tahaks esineda. Tegelik vajadus oli tegelikult partner. Ja partner ja hoopis teised asjad. Et see lava oli väga väline unistus lihtsalt. Keha ei tundnudki ennast ära, sest kehal oli tähtsamatega asjadega nagu vaja tegeleda kui see, et mis laval. Loomulikult see on ka väga tore unistus. Tulebki unistada. Ma õpilastele ütlen, unistage, kust sa tahad olla, vaata, kuidas sa ennast seal tunned. Ja tulebki olla hästi aus endaga. Kuidas sa selle mehe siis endale lõid? Nii, ja mehega seotud laulud on alles. On jah. Sookail. Sookail. No täiesti lõpp. Ma mõtlen, saad aru, sa ei ütle seal seda, aga ma saan aru. Ja siis on üks koht, nagu sa tahaks öelda, et ma armastan sind, aga sa ei ütle, nuusutame lilli. Me nuusutame neid sinu toodud lilli. See oli nii, et ma olin... Saad aru, mis koht? Jaa, see on see koht, aga tegelikult see on seal toonis sees. See ei olegi nagu nendes sõnades. Aga see oli jälle üks teraapiavõte, mis oli nii, et ma proovisin, tee mingit kunsti, et kanalda nagu see mingisugune sinna kunstisse, mida, ma ei tea, maali midagi või koovi. Siis ma olin, mina ikka teeme, mis laulan. Ja minu põhiline uurimisobjekt on alati olnud hääl ja kuidas hääl kajastab inimese hetke seisu. Ja siis ma olin loonud nii-öelda neid enne seda, need suure lava laule nagu kogu aeg vajutanud seda nuppu, mida mulle öeldakse, sul on nii võimas hääl, eks ju. Ma pean oma selle võimsa häälega laulma. Ja kuhu ma jälle komistasin, mida nad ütlesid. Nad ootavad ju. Jaa, nad ju ootavad, et sa laulaks selle võimsa häälega. Aga samas mina ju hääle uurijana ja emotsioonide ja hääle seoste uurijana tean väga hästi, mis nende erinevate võimsate häälte emotsioon on. Et palun tule appi. Seal on miljon emotsiooni, aga need on nagu, saate aru, mis liigist, eks? Naised, kes te olete oma mehelt nõudnud sellisel toonil asju, teate väga hästi, et sellisel toonil ei saa mitte midagi. Selle tooniga ei saa mitte midagi. Selle tooniga sa saad lihtsalt teatavaks teha, kuidas sa ennast tunned. Aga ei saa midagi luua sellega. Aga selle tooniga antakse sulle küll, aga mis energiaga seda siis antakse? Ja siis ma hakkasin nii-öelda treenima ühte teist musklit, et ma kujutan ette, et mul see kõik juba on. Mitte, et ma ei igatse seda taga, mida ma ei näe isegi. Mu ees on must tühjus ja siis ma igatsen aga seda on ka vaja teha. Vahepeal on vaja ta ulguda ja valju äälselt karjuda nagu väike laps, et see saaks lihtsalt välja kehast. Nii et seda on vaja teha. Ma siin absoluutselt ei ütle, mehed kõik kannatega välja. Jonnige naised. Jätkake samas mõttes. Mitu korda ma olen sulle öelnud, et ma olen naine. Mõistame. Kuidas on, Johannes, kas Aveli saab valju häälselt ennast väljendada vahel nagu naistel vaja? No, ma olen viimasel neid samu taipamisi palju kogenud, et no tegelikult ei saa, aga kas on minu asi talle öelda, et kuule, nii ei saa. Minu asi on võib-olla lihtsalt olla ja lasta talle olla. Aga kas sa lased? Ma olen viimasel ajal püüdnud, sellepärast, et see taipamine tuleb ikkagi
Sest tegelikult ei ole suunatud talle. tihti mitte läbi sõnade, sest mina olen kogenud seda, et me ju kõik tegelikult loome iseenda reaalsust, eks ole, et kui mina tahan midagi muuta, ma ei hakka ju naisest pihta, eks ole, et et siis on very tricky. Very tricky. Hästi valisid. Ei, me oleme siin arenenud ka 4 aastat, siin on teinud oma töö, nii et see on nagu ma kuulen, mis ma 5 aasta jooksul teinud olen, siis mul on midagi sarnast ja ma olen ülitänulik kõige eest, mis on olnud. Tahtsin küsida, kas kahetsed ka midagi, et mis on olnud või mina mäletan, ma mingi hetk elus olin kogu aeg, oi, et oleks saanud seda teisiti ja näed nii, oi, siin on kõik see ja oi, milline pagas ja kuidagi tekkis selline süü või selline, ma ei oskagi öelda, et kas see tuleb nagu religioossest taustast või sellisest nagu üldse nagu see süü või patu terminoloogia või mis ta iganes on erinevatel inimestel, võib-olla ei ole neid kokkupuuteid, aga mul oli ta päris suur mingil hetkel ja siis ma hakkasin kahetsema paljusid asju, mis on olnud võib-olla, et oleks võinud ju teisiti või ükskõik, kuidas seda sõnadesse panna. Kas sa oled kunagi nii tundnud või kui ei ole, siis mismoodi sul see süsteem käib? Mingi teise nurga alt tekib. Ma ei ole kahetseja tüüp lihtsalt. Okay. Minu uskumuse süsteemis ei ole kahetsemist kui sellist. Aga ma usun, nüüd me räägime nii palju, et ma usun, aga minu uskumuse süsteemis on jällegi see üsna selgesti kuidagi laual, et kui ma teen mingit asja 100. korda nii, et see teeb mulle haiget, et see teeb mu elu raskemaks. See teeni sind. Jah, nagu tänapäeval sa ei teeni sind enam, loobu kõigest, millest sa ei teeni. Kunagi näiteks ka mulle see ei töötanud see lause, nüüd töötab. Et üks uutest asjadest. Et aga jaa, saab näha lihtsalt seda 100 korra valest, nii-öelda teisiti tegemise tegena, mis ei teeninud. Aga mulle tundub, et peab nagu, mitte ei pea, aga võib valida selle tee, et sa jõuad sellesse punkti, kus see lõpuks teeb nii palju haiget, et sellest on võimatu mööda vaadata. Ja see on sellepärast väärtuslik moment, et siis ma saan endast teadlikuks. Sellest kõige valusamas punktis, kus ma olen midagi teinud nii kaua valesti. Mul on võimalus lihtsalt seda nii selgelt ja nii valjuväelselt näha. Et jah, ma tõesti selline käitumisviis lihtsalt ei tööta. Mitte kuidagi nagu ei too nagu. Ehk siis see kahetsus ei teeni absoluutselt. Ja, et nagu kahetsus kui selline ise nagu ei teeni, aga ütleme teadlikkus, et jõud nagu sellepärast nagu ma ei kahetse, et ma olen mingeid asju teinud. Minu asjad on üldiselt ongi see, et ma olen nii kohutavalt püüdnud nagu meeldida. Kohutavalt püüdnud olla. Mis sa teed selle tundega? Ma küsin, see on hästi praktiline näide, et me kõik oleme võib-olla seal kohas olnud või oleme praegu, ma arvan, et kõik inimesed vähesel või suurel. Mina väga resoneerun. Et mis mu küsimus oli? Mul läks, et jooksis rappa. Näiteks, kuhu sa jõuad selle? Näiteks sa jõuadki sinna kohta, et sa üritad juba nii palju nagu ennast nagu nende käitumist korrigeerida. Kui see väsitab sul lihtsalt. Et sa väsitad ära, et su ajus lihtsalt enam tekib nagu näiteks mingi selline ahel, kus sa veedad juba väga palju protsentuaalselt normaalsest elu häirivalt palju aega. Jah, sellistes mõtetes, sellises mõtteringis, selles nii-öelda lambiketis, mis käib näiteks läbi mingisuguse väga raske emotsiooni. Need lambiketid ju kõik käivad läbi emotsiooni. Emotsioon on meil palju tundeid erinevaid. Ja nüüd on nii, et see lambikett käib ühel hetkel läbi kogu aeg mingi raske koha ja enamus päevast juba tunned kogu aeg ennast raskest, kogu aeg see põleb. Ja saad aru, et ma ei saa niimoodi ju enam, et kui mul niimoodi see lambikett kogu aeg põleb, et ma ei jõua enam ju talle meeldida, nüüd mul ei jaksa enam see talle meeldida, nüüd ma ei jaksa. See on see karik. Ja lõpuks on nagu, ma ei tea, mida ma pean tegema, aga ilmselt ma pean selle lülitama välja, selle lambiketi. Sest et ma näen ainult seda ühte põlevat mõtteringi. Aga tänu sellele, et ma sellesse punkti olen jõudnud nii mõnegi asjaga,
olen ma seda näinud nii selgelt, et kõik need komponendid on mulle teada. Ma ei kavatse mitte kunagi unustada mitte midagi neist asjadest ära. Ehk siis jah, ma jõudsimegi täpselt sinna, kus ma tahtsin jõuda, et sa just ei kavatse unustada, aga samas sa vaatad seda hoopis teise pilguga. Sul on hoopis, ehk siis lülitad selle lambiketti välja, need mälestused jäävad, aga su uskumus või su hinnang või see, nagu öeldakse, et ma ei kahetse mitte midagi või ma saan ka nagu käsi südamel praegu seda öelda, kuigi jah, mõned teemad on võib-olla hapramad, mõned on okeid juba, et ja siis me jõudsime kuhu, et me lepime praegu kõigega nüüd ja praegu või? Ja kõik teenib meid, isegi see, kui ma olen tupikusse kogu aeg. On ju, kõik teenib meid. Kuule, me viilisime praegu sellest armastusest teemale. Lähme siia tagasi ja armastusse. Jah. Ühesõnaga see suur, see harjub tühja. Ja kui kättemaksu laulus näiteks on seal 1,2, mida ma olen laulnud Eva Talsi Andete laul. Ja nüüd korraga tuli mu juurde Sookail. Ja ma kirjutasin selle laulu näiteks selleks, et lihtsalt see oligi nii-öelda manifesteerimiskunst. Mis see siis on? Manifesteerimiskunst ei ole mingisugune asi, tegelikult see on puhas neuroloogia. Jällegi kodeerid nagu seda uskumust ja siis see keskendumine kui selline ongi see, et see nagu, kui sa keskendud millelegi, siis sa hakkad märkama neid komponente maailmas, kus sa ringi liigud. Täpselt nii lihtne asi ongi. Ja mina siis läksin läbi laulu ettekujutusse, kus mul see kõik juba on, mida ma tegelikult tahan. Kus ma tunnen ennast nii, nagu ma tahan tunda. Kus ma olen koos oma armastatuga ja mu keha tunneb ennast nii, nagu ma tegelikult tahan, et ta tunnekski. Ja kuidas ma siis kõlan? Ja kuidas ma siis muusikat toon? Ma võtsin kitarriga need lood. Need kõlavad mul praegu laividel, neid ma plaadile ei pane, sest ma ei ole kitarri jõudnud veel ära õppida, aga kontserdiks kõlbab ka. Aeg on. aga jah, kuidagi hakkas see tämber nagu minema lihtsalt hästi vaikseks ja veel vaiksemaks ja kuidagi väga meeldivaks läks see olemine ja ma hakkasin hoopis kuidagi avastama palju rohkem, et see on ju ka mina. Ja siis tuleb vahepeal jälle see mingisugune kuri õel mingisugune must linnukene siis õla peal nagu kaarnas istub ja kraaksub, et aga see ei ole see tämber, mida nad sult ootavad, aga see ei ole üldse see, mida nad sult ootavad. Ja siis mäletan ühte seda teraapia harjutust, mis oli väga nagu küll linnu vastane, aga selle nimi oli Lase papagoi maha. Mis tähendab seda, et ma pidin selle visuaalis kujutama ette, kus ma maha lasen. Ja kui ta siis ikka ei vaikinud, siis ma pidin vaatama oma ette, kus otsa ja laskma veel ühe korra. Ja siis läks edasi ja ma tegin seda päris palju. Ja kuni hakkas vaikselt mõju. Jah, et nüüd papagoi on surnud, ma pean ise hakkama saama siin selle hingiga. Palju. Aga papagoi ei ole milleski süüdi, jumal, et andke mul andeks ja armsad papagoi austavad. Papagoi on väga püha loom ja las ta jätkugu. Nii et leidke endale igaüks oma saatan õla peal. Saatan sinna õla peale. Lihtsalt kuna mul jälle nagu saatanaga kui sellisega lingvistiliselt mingit nagu erilist seost, siis see ei töötanud mu jaoks. Papagoi sai rolli. Kui ma esimest korda seda lugu kuulasin ja mul oli sünnipäev ja me sünnipäeval lasime seda lihtsalt repiidi pealt. Vau, aitäh. Teie siis olitegi need. Ja, sealt, kus see kopikas tuli. Sässimeeste naljad, keegi ostab plaadi. Sina siis olidki. Aga siis ma ütlesin Johannesele, see on pulma lugu. Kui me abiellume, siis selle looga. Õigesti tundsite, sest see laul hakkas sündima mul nii, et ma käisin rabas. Ma ustusin Sookailu ja vaatasin seda laia raudteed Viru rabas. Ja seal ei olnud kedagi, kuna see mul kodutee peal, siis ma võin ka valida mõnikord korra, kui seal on vähem inimesi. Ja kujutasin ette, no mul ei olnud siis seda armastust, kujutasin, et oi, et siin rabas, mõtle, kui ilus oleks see laulatus. Ja siis mul hakkas vaikselt see lugu nagu tulema. See Sookailu lõhn, no Sookailu on üldse oma see mõju on ju. Ja läksin koju, tegin sauna. Ja siis hakkas kõik see laul nagu tulema. Niimoodi minu juurde selle unistuse sees olemisest. Lihtsalt sellest, et see saab mul olema ja selline ta lihtsalt on see tunne ja kehas. Ja kui kehas on tunne, siis hääles ju kajastub see.
kuidas ma ennast kehas tunnen. Ja siis, kui ma olin endale selle armastuse leidnud, ma ei mäleta kaua selleks kulus peale seda laulu, no üle aasta kõvasti ikkagi veel. Pidi seda musklit treenima, aga see ei ole niisama. Ja laulma. Jah. Ja siis ma salvestasin seda laulu uuesti. Niimoodi, et tema oli ka toas. See on nüüd see plaadiversioon on ju? Ei, aga see kõlas jällegi ikkagi väga sarnaselt. Ja kõik need versioonid, kõik need 3 versiooni kõlasid väga-väga sarnaselt. Isegi kui ma vahepeal otsisin ka sealt teisi kõlasid, ma jõudsin ikka sinna tagasi. No lugu ise natuke hakkas võtma mingit kuju. Aga see Münichi laivi versioon ja plaadi versioon, seal on ikka täiesti erinev magic sees. Ja no ütleme, et see nagu, ega siis ei ole ju kunagi teil ka Johannesega nagu identsed korda, kui te olete väga lähedased. Et iga kord, kui sa sinna midagi väga vaikselt ilusasti talle ütled, siis sellel natuke ikele uus varjund. Aga ütleme, muskel on nagu sarnasest nii-öelda lihasgrupist. Aga see armastus, kui ta sul on nüüd üks hetk esimest korda elus silma vaatas, kas see äratundmine tuli siis nagu kohe? Ma ei teadnud üldse, et äratundmine on selline. Ma üldse kogesin täiesti esmakordselt sellist nagu füüsilist ja vaimset nähtust. Me saime kokku ja kui me läksime kohtingule, siis ma mäletan, et ma lihtsalt terve aja ma hoidsin ainult naeru tagasi ja see naer ei olnud mitte millegi peale, vaid kogu mu keha ainult nagu tundis naeru. Ja ma sain aru, et see on täiesti erakordne, ma ei saa aru, mis siin toimub. Ma olen täiesti nagu varbast pealaeni lihtsalt naeru täis. Ja ma ilmselt jätan ennast väga kummalise mulje praegu. Ma ei suutnud midagi rääkida, sest ma tegelesin kõik sellega, et hoida nagu kuidagi suud kinni vahepeal või noh, sest et ma nii tahtsin naerda ainult. See on nagu rõõm või selline... Ja mul ei olnud isegi ühtegi mõtet peas. Ainus, mida ma mäletan, ma suutsin mõelda, et ma ei suuda seda naeru tagasi hoida. Ja kuidagi nagu lihtsalt ma olin ja see, mida sa veel hing ihkad elult, kui sellist olemise vormi. Rõõmu ja naeru. Mul oli, rahu me tahame siis, kui me tahame millestki puhata, aga ma olin juba korralikult välja puhanud ausalt ütleda. Ma olin ikka juba olnud ja oma armastuse lihaseid treeninud ja manifesteerinud ja teraapiaid. Et mul oli lihtsalt nii hea koht. Ma olin nii õnnelikus kohas. Ma olin nii rahul. Aga see, mida sa manifesteerisid, kas on nagu üks ühele see, mida sa elad praegu? Ei, loomulikult mitte. Kas see on veel parem? Kas see muutub ajas? Kogu elu ei saa ju manifesteerida. Manifesteerid küll mingisuguseid sektoreid, aga siis elu tuleb ikkagi ju kogu täiega. Ega ta siis ei tule ainult nendes, me ei jõua ju mitte keegi kõike ära manifesteerida. Mingisugust ühte hetke, ühte asja, ühte nädalat, ma ei tea palju me võib-olla ei jõua isegi ühest päevast kõike ära manifesteerida. Nii, aga ikkagi. Et seal need sektorid, millest ma unistan, need ma täpselt ka sain. Aitäh. Ma sain oma küsimuse. Mis sa armastust teada tahad? Jaa, et kuidas edasi läks? Mul oli nagu jutt katkes, ma tahaks teada. Kuidas edasi läks? Ma võib-olla küsin vahele seda, et ma nagu nii võib-olla mõistan seda tunnet, et mul on tihti viimasel ajal just eriti seda, et sõnad jäävad nagu üleliigseks, nagu sa kirjeldasid oma naeru seal. Mõnikord mul on mingisugune teine tunne, olgu ta naer või olgu ta lihtsalt mingisugune, mõnikord ma lihtsalt vaatan niimoodi ühte nurka, olen sükse nagu täiesti imeliku näoga, siis Aveli küsib, mis sul viga on sul kõik hästi? Aga samas mul endal siuke tunne, et mul on kõige õnnelikum hetk, aga ma olen maailma kõige õnnelikum praegu, aga väljaspool mul on siuke, et samamoodi siuke nagu väga sissepoole. Aga et kas sealt edasi oli või kas sul nagu lisaks sellele esimesele teidile on selliseid momente, kus on, ütleme, ka muusikat kirjutades või suhtes olles või iseendaga olles, et kus sõnad jäävad üleliigseks, et tahaks seda kuidagi panna kirja, tahaks teha laulu või tahaks teha luuletust, aga näed, et kuidagi sõnad ei tee õiglust sellele tundele või sellele kogemusele või olemisele. Jaa, on olnud
mis sa teed siis? Lihtsalt oled ja... Siis ütleme nii, et kui mul tuleb ikkagi meelde nautida, siuke lihtne asi võib vahel meelest ära minna. Kui tuleb meelde nautida, siis ma naudin. Et ma olen nagu korraga siin ja korraga avakosmoses. Ja aeg-ajalt, kas ei ole, ma ei tea, kas teil on olnud sellist mõtet? No vaata, inimesed, kes on palju mediteerinud ja mina olen, ma ei tea tegelikult, mis on palju. Inimesed, kes on mediteerinud nii, et nad saavad aru, millest ma nüüd räägin. Oota, aga palju sa mediteerid? Sa iga päev mediteerid? Ja enam-vähem ja mõnikord jääb mõni nädal vahele, aga siis ma jällegi hakkan sellega tegema. Tund aega miinimum? Noh, miinimum võib olla ka 5 minutit. Võib olla 10 minutit, aga võib ka olla 2 tundi. Oleneb vajadust. Aga jah, et ja mõnikord on tulnud mulle pähe selline mõte või ma ei tea, kas teil on tulnud pähe selline mõte, et kas ma nüüd siis ei ela, kui ma mediteerin. Et noh, et kui ma nüüd olen täiesti nagu oma vaimu maailma sees ja füüsilise kehaga nagu ei liigu, silmadega ei vaata, kõrvadega ei kuula. Tegelen loomisega siis. Ja, et ma olen enda sees, aga minu aju on ju ka väga materiaalne nähtus ja see oma nende keemia ja füüsikaga kogu see pakett on ju ka osast maailma, siis ma mõtlen, et ikkagi olen. Aga samas need mõtted, mis pähe sajavad justkui avakosmosest, võivad olla nii igavikulised ja nii kehavälised. Et paratamatult tekib tunne, et see ei ole ainult selles maailmas siin. Ja ka praegu näiteks sellest rääkides siin juba tekibki see tunne, mida sa kirjeldad. Et mis ma sellest ikka siin räägin, et seda nagu, kas sellest on üldse mõtet rääkida, et peale elu niikuinii näeme kõik. Aga samas nagu selles kohas on nii hea käia, kus lihtsalt mitte midagi tehes oled täiesti täis elu või ei tea mida. Seda midagi, mida on raske sõnadesse panna. Et seal on hea puhata. Mina olen ka suur mediteerija ja mõtlengi, et meditatsioone on ju nii palju erinevaid, et mis on see, nagu see sinu stiil, kuidas sa täna mediteerid? Nii nagu ma söön kõike. Ma nagu üldse, ma ei piire ennast väga toidu valiku osas, et nii nagu isu tuleb, nii söön. Ja mulle meditatsiooniga sama. Et kuidagi nagu ennast ikkagi, ma olen üsna nagu vajaduspõhine inimene ka. Tegime Johannesega kunagi ühe meditatsiooni, live meditatsiooni, Johannes tegi sinna muusika. Me võime sulle saata selle. Ja, saada tingimata. Tahaks kuulata. Kindlasti. Väikesele Katariina Rosaalile on see mõeldud. Ja mina meelega. Mina nii-öelda toimetan seda. Mina siis teen oma häält ja Johannes tegi muusika. No võt, mõnikord ongi see, et ma tahan kuulata. See on hästi visuaalne. Et keegi ütleks mulle, mida teha? Mis ma pean ette kujutama. Ja siis ja igaüks ikka kujutab alati kõike neid visuaale omamoodi ette ja nii käibki. Aga mõnikord ma tean, et ma olen juba piisavalt abi saanud. Nüüd on aeg tegelikult ise tööd teha. Ja vahel on see, et ei jaksa ise teha, eks ju, seda mõttetööd, kodeerimistööd ja siis ma kuulan mõnda tarka teejuhti. Aga kui ma tegelikult olen teejuhtide toel saanud aru, mis on see uskumus, mida mul praegu on vaja endasse kodeerida, siis ma muidugi kasutan selleks näiteks mõnda muusika tööriista või sellist, kas mängin ise või siis kuulan tavalisi meditatsiooni taustaks. Ma vajan väga vähe helisid kokku. Mina käisin kunagi teraapias kuskil, ma ei mäleta kus, aga kui terapeut sai teada, et ma tegelen aktiivselt muusikaga ja ikka väga aktiivselt, siis esimene asi, mis me tegime, oli keerasime muusika kinni ja siis hakkasime vaikuses nagu töötama. Ja see on väga tihti olnud nagu minule sobilik ja nagu parem isegi, et nagu minu võib-olla selline vaimne kapist välja tulek võib-olla hakkaski vaikusest. Ma hakkasin nagu aru saama, mis roll on vaikusel. Ja vaikus on vahest kõige ilusam muusika, nagu muusikas pauski, eks ole. Vaikus on vahest nii vali. Vaikus on vahest ebamugav ka. Ja minul ka ikkagi vaikuse meditatsioonid on olnud kõige tõhusamad.
ütleme, et kõige tõhusam, aga kõige raskem meditatsioon ongi see, kui on nagu väga palju mõtteid, väga palju muremõtteid ja mis iganes kõike kokku on sadanud juba, mida pole jõudnud ära töödelda. Ja selline meditatsioonitüüp näiteks, et oled nii kaua, ei kuula muusikat, ei liigu, mitte kuhugi ei lähe, mitte kellegi ei räägi midagi, ei vaata nii kaua, kuni oled lubanud kõikidel mõtetel sõna saada. Ja olen seda sama praktiseerinud, aga mina sõnastasin seda niimoodi, et nii istun, nii kallis mõistus, kõik mõtted, ma olen nüüd teie jaoks olemas, ma teen nagu ruumi nendele mõtetele enda sees ja siis nad vahutavad ära ja jäävad väga ruttu vaikseks. Ja vahel ei jää üldse ruttu, aga mul on ka seda varianti olnud, et vahel on tulnud isegi mitu tundi jutti ollagi selles, kuni lõpuks saab selle plaadi nagu kinni panna, mis on nagu nii-öelda asjad väljaspoolt maailmast. Teated siit ja sealt, ütleme niimoodi. Ütleme nii, enda isikliku elu AK on ära mänginud. Taana kaamera. Et siis nagu... Sul on nii häid väljendeid, et ma pean kõik kasutuse võtma. Iga õhtu tegelikult ju enne magaminekut võib ka kogemata hakata oma isikliku elu AK-d vaatama. Seda mul ka juhtub. Aga siis näiteks tuleb abiks mõni selline mõtteharjutus. Näiteks on ju jälle visualiseerida. Ja et selle orkestreerimise, ja ma lubasin ja vastata selle meili peal. Selle ma nüüd panen selle kosmoselaeva peale ja siis juba tuleb järgmine, et sul pidid need arved ära saatma seda. Okei, arved. Selle ma panen nüüd selle järgmise kosmose ja siis see kestab vahel hästi kaua. Aga ütleb mingid siuksed visualiseeringud on ju. Annad kõik teemad vabaks. Ja siis lõpuks, kui kogu see AK on ära olnud ja ilma teada on ära kõlanud, siis võib nagu alata mingisugune endale meelepärane film on ju. Näiteks, et ma tahan tegelikult uskuda, et ma olen nii ilus, tark ja osav. Korra puudutan seda veel, et meie vestluse alguses sa ütlesid nii armsasti, et sa oled leidnud selle koodi, mingi koodi endas. Mida sa selle all mõtlesid? Ma ei tea, kas ma julgen üldse sellest rääkida, sest et siis võib olla nagu väga suur oht, et mind kusagil asutusse saadetakse. Aga mul tuleb võtta see risk varem või hiljem. Ja võib-olla nagu sissejuhatuseks sellele teemale. See kõik kõlab juba väga kurjakulutavalt ja segaselt ja liiga suurelt. Aga... Punkt 1. Nii äge. Aga jah, et ütleme läbi nende hästi süvitsi teraapiate ja ikkagi aastate pikkuse nagu mingisuguse väga sügavate meditatsioonide tulemusena ma sain aru, et ma suudan avada endas ja ma usun, minu uskumuse süsteemis on, et iga inimene tegelikult omab seda kohta. Ja inimesed üldiselt lihtsalt teadlikult või alateadlikult valivad, kas sinna minna või mitte minna. Aga et on võimalik minna kõikide vastuste kanalisse, kus on justkui nagu otseühendus ajatu infoga, ütleks ma nii. Mina nimetan, minu maailmas on selle nimi teadvus või selline üleüldine sükke. Mina teadvuseks julge seda nimetada. Ma tean, aga meil on võib-olla samaga erinev nimi või see sõna. Igaüks ilmselt leiabki enda lingvistilisest metsast omale sobiva sõna. Minu jaoks on lihtsalt selline nagu iidne tarkus. Ja mingi selline koht, mis avaneb ka minus võib-olla aeg-alt läbi sellise šamanistlikuma tegevuse ja võib-olla vähem kalkuleeritud tegevuse. Aga kuna ma olen siiski nii-öelda loogikamängude fänn ja mulle meeldib tegelikult filosofeerida puhast loogika jadapidi, siis ma saan aru, et see kõikide vastuste kanal on tegelikult ka üsna loogiline, et see meil olemas on. See on nii äge otsetee, kas ei ole mitte? Aga jaa, see otsetee on olemas ja kui ma olen sinna sisse vaadanud ja ütleme, et see on nagu see koht, et ma alles nagu võib-olla otsin, kellele ma seda infot usaldan. Kas ma usaldan seda kõigile, kas
kas kõik inimesed on no see ütleme, et me ju kogu aeg otsime, kes teadlikumalt, kes vähem, terve elu, lapsest saati inimesi enda ümber, kellele me usaldame oma mõtted ja kellele vähem. Küsin, kuna ma näen, et sa natukene puikled, et kas anda ära või hoida endale. Ai, ma puiklen ikkagi, jah. Ma proovin igal juhul mitte. Ja ma tahtsin lihtsalt enda see nagu kogemusest öelda, et väga tihti mul on selline tunne, et kui ma annan selle nagu ära või et keegi küsib, mis on või kuidas või mis või ma lihtsalt nagu jagan, et ma olen harjunud jagama, et vaat nii äge oli, vaat ma kogesin seda. Ja siis, kui ma mõnikord ei tee seda, siis see kuidagi kasvab või kuidagi nagu see otseühendus läheb nagu paisub või läheb kiiremaks. Et kas sul vahel sellised kogemusi on ka, et just see mitte jagamine ei olegi tingimata paha? No ütleme, et see esimene jagamine toimub ju just ka mulle endale. See on nagu, see ongi see osa, mis nüüd kõlab nagu mitte eriti loogiliselt, aga ka see on tegelikult Ainus on väga loogiline. aga lihtsalt see, et on nagu see kõikide vastuste kanal, see šamanistlik kanal, kuhu ma oma kehaga vahel nastun, et seda nagu võtta sealt. See ütleb ka sellele Kadrile, kes on kanalist väljas asju. See ei tähenda seda, et kui ma siin ringi kõnnin, et ma kogu aeg kannan neid. Et kogu aeg olen selles kanalis. See on väga hästi aru. Et siis ma võin ka ise Kadrina nagu täielikult elada risti vastu. Sellele teadmisele, mida ma sealt samast kanalist ammutan. Ja see on see põnev mäng, et kas ma endalegi ütlen. Et rääkimata sellest, paljudele ma nagu seda välja jagan. Aga jah, et selles kanalis ma näen, et kui ma seal olen või selle endas avan, ja siis ma alles õpin nagu sellest kohast ka muusikat jagama. Et ma tunnen, et ma praegu seda muusikasse kanaldamist on mõned inimesed, kes on näinud mind sellises rollis korduvalt momente sellest rollist. Ja see ring on vaikselt kasvanud ja ma ei ole seda väga nagu, see on nagu kaks eri konteksti, et ma valin selle kanali koha jaoks ka turvalise ruumi. Ja aina rohkem ma loon seda ühendust kanaliga ka täiesti tavalisel kontserdil. Ja ütleme, et sõltuvalt lavast, nagu see lava ise dikteerib, et palju sealt saab, palju see lava lubab sul sinna minna. Ja ma nagu katsetan, ütleme praegu päris palju, et kas see minu nii-öelda üks moodus sinna minna ongi ka läbi selle, mida ma olen väga kaua uurinud, mis on hääl. Et kuna hääle kaudu ja hääle kõla kaudu on võimalik päris palju minna mingisuguste tunnete maailma ja sinna sisse. Et siis see on üks moodus, hääle kaudu on võimalik täiesti kinni panna see kanal. Ja millal on see nii, millal naa. Sest hääl on ikkagi õudselt nagu selline füüsiline ja füüsikaline nähtus. Heli levib siin. Ja see kanal on lihtsalt selline nagu mingi teadmine. Ja nüüd kuidagi konverteerida seda siin võnkuvaks õhuks, mis on ju heli, on võnkuv õhk, nagu Johannes teeb väga hästi. Siis see nagu ongi kahe maailma kokkusaamine nii-öelda. Tuleb loogiliselt. Ja ma sain kõigest aru ja kes oskab, kodeerib lahti selle kõik enda jaoks. Ma tahan ühest loost rääkida, ma ei tea, mul siin kuklas käib ikka, et me peame sellest isa loost rääkima. Ahah. Ma ei tea, mis selle looga on. Sellepärast, et kui mina seda jälle autoroolis kuulasin, nutsin. No minule, mis siin salat oli ka see lugu? Oli on ja. See on nii nagu... Minul enam isa ei ole ja ma ei tea, kas see oli see sama moment, et me räägime üldse elus võib-olla kahetsusest või nagu see korraks, mis ma siin enne lauale tõin, siis võib-olla inimesed, kes enam ei ole siin ja võib-olla siis mõtled, et oleks võinud ju, või on ju teisigi lugusid, kus on nagu räägitud
isegi popluusid, ma ei tea siin Mike and Mechanics näiteks In His Living Years on väga siuke juba, ma ei tea, 80-90 alguses tehtud, mis on nagu väga-väga tiibi sõnumiga, aga ta ongi sellises nagu kahetsuse vormis. Et aga sinu laul isale, see on nagu lootust andev või kuidagi selline hoopis teise alatooniga või tervendav ka, väga jah. tervendav ikkagi. Nagu... Jälle aitäh, te olete nii head kuulajad, kuulate südamega, aga kehaga, Kadri. Kehaga, ja just väga hea. Ah. See laul on loodud jah selleks, et saada ühendust oma isaga, minuga isa enam siinpool ei ole. Et luua see sild enda nagu vaimu tasandil isa juurde. Seda oli tunda, et seal on see, et kui teda enam ei ole. Ma olen selline inimene, kes tegelikult isegi kui ma laule loon või aitan, olen kaasautor või autor ja loon ka tekste, ma tavaliselt unustan nad ja ma ei pööra nendele tähendust, sest minu jaoks muusika käib läbi mingi muu kanali. Kui ma seda isa laulu kuulsin, siis need sõnad olid seal. Aga see ei olnud see info, kus see info mulle tuli. Et selles mõttes nagu jah, see oli see nagu see ümbris, aga tegelikult seal toimus midagi. Sisu on hästi rikkalik. Jah, no seal on see... Aga seal on see kurb ja see surmanoot on seal juurde. Seal on see sees, aga ta on jah nagu see, ta on jälle selline tervendamise koht. On. Et palju ma siis nüüd ikka seal isas üles jõudsin olla. Aga seda on väga vaja. Väga palju rohkem oleks tahtnud olla isas üles ja praegu täiskasvanud naisega rääkida isaga juttu ja kui ma abielusin, siis mulle üks väga tähtis pere tuttav, isegi praegu tahavad tulla pisarad. Ma tahtsin öelda, et sul ikka nagu käivitus. Siis see pere tuttav ütles mulle niimoodi, et tead Kadri, et kui mina abielusin, kui mina mehele läksin, ma olin väga noor. Ja siis tuli isa mulle pulmapäeval ja ütles, et kui midagi on, alati võid koju tulla. Alati võid tulla tagasi koju, nii on. Ja siis ma sain aru, et ma oleks nii tahtnud seda kuulda. See on see turvapakett, see kindlustus. Loomulikult mul on suurepärane ema. Talle nagu sügav kummardus, ta on teinud fantastilise töö. Aga seda kohta tervendab see laul. Et jah, praegu ka tervendustöö käib nagu näha, pisarad on alati lahti laskmise koht. Aitäh, et sa küsisid. Muidugi. Mis sa tunned praegu? Mis sul sees toimub? Usaldust teie ja siin olijate vastu. Aitäh. Mul on nii hea meel, et see tänane vestlus, ilmselt see kõik mõjutab, et me siin kohtume nii VIP-kontekstis. Jah, kindlasti. Sest et näiteks teen praegu kaasa ühes sellises suures saates nagu nägu kõlab tuttavalt, mis on vajutanud ühele minu triggerile tugevamini kui kunagi varem. Ma olen terve elu laval olnud. Vist ma arvan, aastasest peale emaga kaasas käinud, võib-olla varemgi. Varsti sünnipäev. Jah, no võt. Ja ma olen olnud terve elu laval ja see saade on vajutanud mingisugust sellist nuppu, mis on toonud nagu kogu hirmude pagasi lavaga seonduva nagu niimoodi kehasse, et ma peaaegu iga saade minestan ära. Aga ma saan hakkama. See ütlebki see saade mulle, et näed, hoolimata sellest, et ma minestuse piiril teen neid saateid ja kanaldan neid hääli ja see kõik ei õnnestu 50% sellest, mis ma provirtuaalis teen. Õnnestub sellel laval. Ma ei ole karm endaga. Ma tean, et see kõik on ikkagi tore. See on mäng. See on mäng. Ma ei räägi üldse sellest, et mis see võistlus ja omas, see ei ole üldse tähtis. Ma läksin, et kanaldada neid hääli, neid inimesi. Aga see saade ja see kontekst on nii, ma ei tea, ma ei ole lihtsalt selles žanris. See on nagu varjuteater ikkagi. Midagi seal nagu on midagi sellist mu sees käima lükanud.
et iga kord, kui on see, ma tulen liftist välja, siis ma peaaegu, et lihtsalt kukun pikali. Ja peale seda ma olen hästi kaua selles rollis, sest et see on kõik, mida mu keha lihtsalt üldse oskab teha. Ja siis ma ei tea, ja see roll vaidleb vahest kohtunikega, see ei ole nagu mina. Ja siis ma istun sinna maha ja hakkan toibuma ja mõtlen, mida ma tegin. Et peale laulu ma oleks võinud olla mina ju. Et issakene, et ja see lihtsalt see saade nagu teeb minuga mingi sellise asja, et ma olen nagu sisuliselt mingisuguses sellises seisundis, mida ma ei oska sõnada, see on nagu selle naeru vastand. Et ma olen pealaest jala tallani täis hirmu ja adrenaliini ja ma ei tea, mida kõike. Aga teraapiline. Ja siis ma saan teada, et ma jäin jälle ellu. Iga saate lõpus selgub, ma ei surnudki ära. Ma jäin ellu. Ja tegelikult ma ikkagi tegin selle kõik ära. Ja mingi hulga alati ma siiski ka kanaldan. Silvi Vrait tuli sinna, istus mu sees kohal. Ja oli ka see tohutult hirmul ja adrenaliini täis Kadri. Ja siis on see mingisugune hõljub seal kuskil mu sees mingi asi, mis on nagu, et okei, ma vähemalt, see Silvi on ainus, mida ma praegu tean, selle adrenaliini, niuke tunne, et ma olen adrenaliini avakosmoses ja siin on Silvi Vrait ja see on ainuke asi, mida ma praegu tean. Ja isegi ma ei oska praegu Silvi olla, aga siis Silvi, midagi ma sealt Silvist teen. Ma ei tea, ja siis ma kuidagi tulen sealt välja ja äkki ma vaatan seda kõike kõrvalt ja mõtlen, kes see veel on? See ei olnud praegu Silvi ega Kadri, aga ma ei tea, mis asi see praegu siin toimus. Aga hea, et ma ellu jäin. Nii et see on see, kuidas sa tagasi vaatad nii-öelda neid salvestusi? Ei, see, kuidas ma kohe seal diivanil hakkan toibuma. Mitte kuhugi pole ju minna. Eeter läheb edasi. Seal ei ole pause, seal ei ole mitte. Ma pean istuma seal kogu selle portsuga. Oled sa teinud paremini või halvemini? Minu puhul on iga kord sama. Et ma lihtsalt sisuliselt, see on nagu see roll lihtsalt seal midagi teeb ja ma ei tea. Autopiloot või siuke seisund. No see on lihtsalt nagu, jah, et jumal tänatud, et ma neid rolle valmistan ikkagi põhjalikult ette. Et see aitab mul sinna kanalisse minna, nende rollide kanalisse. Aga sellist asja nagu ma enda kontserdil ma küll ei taha kogeda. Et see nagu, ja see on see, et see saade õpetab mulle suurelt, et kuule, Kadri, on aeg. Ja ma kavatsen tänu selle saatele, see saade on toonud järgmise peatüki hästi niimoodi, nii nagu vanasti oli see, et ma pean kõigile mingi seda. Võta mõne lausega kokku võib-olla, mis see saade nagu, mida ta just nagu. Mis see peatükk on siis? See peatükk, mida ma hakkan nüüd ümber kodeerima, on see, et lihtsalt näosaate vaatajaid on lihtsalt nüüd nii palju. Ma ei saa neile kõigile meeldida. Lihtsalt nii, aga siin me räägime, eks ju, lava peatükist. Ja ma olen oma rännaku kontserditel juba leidnud selle enda mugavuse koha, kanaldan seal ja teen. Aga näosaade on, eks ju, kõige ebamugavam vorm. Ma pean mitte enda häälega laulma, ma ei ole seda kogu oma elu laulnud sellise häälega, mingi võõra häälega, võõra välimusega, võõra kehahoiakuga, kõik, mitte kehas isegi ei tohi olla seda õige. Kehas on ka teise inimese tunne. Ja lihtsalt ma sain teada, et ma jään ellu. Ja ma ei meeldi kõigile ja nii on ja ma olen seda alati teadnud. Aga nüüd on see lihtsalt, see teadmine on nüüd lihtsalt näha kõigile. Jah, ei ole seda laikide merd seal ja siis sellel on mingi täiesti suva. Ma niikuinii ma ei tohi kommentaare avada. Selle seaduse ma lõin juba ammu 100 aastat tagasi endale. See tähendab seda, et ma ei saa ka toituda sellest heast. Ma ei saa ka toituda sellest ülistusest. Vahel mees mulle ütleb, et kuule, jube paljud kirjutavad siin, et väga lahe oli. Ma ei tohi neid vaadata, sest nende kommentaaride kõrval on kahjuks ka need mingisugused hirmsad kommentaar. See tähendab, ma õpin siit seda, et nii on. Ma ei saa lihtsalt rajada oma mingisugust kontserdipaika, oma statistikat ja ma ei tea mida sellele, et
kellele ma nüüd selle, kui mitu inimest seda Silvi Vrighti nüüd laikis ja mitu ei laikinud. Ma ei, et see oli isegi mina. See oli Silvi Vright. Et nagu mina Kadri lihtsalt tegi endast parima, et teha Silvit nii võimalikult hästi, aga lihtsalt, et see nagu see avaliku nagu olla nagu kõikide meeldida või mitte meeldida. See on lihtsalt Eesti mõistes nüüd nii suure kella küljes, kui see olla saab. Ja mis mul siin nüüd enam siis? Mis mul enam karta on? Nüüd tuleb lihtsalt ikkagi see nagu meestel on, ma ei tea, sõjavägi teete või mingisuguse raske, mis iganes väelased teevad mingi suure. Et ja ma sain sealt iga pühapäev, ma saan teada, et jälle, ma ei surnudki ära ja ma tegin midagi nii hirmsat läbi praegu ja ma jäin ellu. Ja ma tegin midagi sellist, mis ilmselt paljudele ei meeldinud, aga siin ma olen ja ma lähen koju. Mul on seal väga armastav mees. Ja me joome hommikul kohvi ja naudime jälle hästi ilusat sügise päeva. Ja see kõik oli ära. Milline teie koosel on või abielu praegu? Miks te otsustasite abiellud? Sellepärast, et abielu rituaal kui selline on lihtsalt äärmiselt sügav. Kui on kuulajaid, kes on näiteks osalenud rännakutel või teraapilistel sellistel sessioonidel oma psühholoogi kabinetis. Siis või mitte seda kõike teinud, olnud sellised inimesed, kes käib psühholoogia rännakul, see on ka täiesti õige, siis ärge tehkegi seda. Aga võib-olla te olete lihtsalt vaadanud lõkkasse 5 tundi järjest ja saanud oma asjadest aru. See kõik on rituaal. Mina nimetan seda rituaaliks. Et kui ma lähen kanalisse, siis see on rituaal. Ja rituaalide kaudu on võimalik sinna kanalisse minna. Kanalisse iga kell ei pruugi sinna saada. Ja tegelikult iga kell ei olegi vaja. On vaja ikkagi elada siin ja praegu. Selle inimese, kes sa oled. Et ongi see, et kas on siis vaja kogu aeg olla avakosmoses, kui on võimalik nautida seda ilusat maailma. Aga pulmad on rituaal, mis on hästi võimas. Pulmad on loodetavasti ükskord elus. Sellest ei ole ka hullu, kui mõnel on 5. Ega ta on iga kord sama võimas rituaal ja ma arvan, et iga kord läheb veel võimsamaks. Iga kord läheb veel võimsamaks. Sest alati, kes on rituaalidel käinud, teavad, et iga järgmine kord sa oskad veel paremini. Ja pulmad on niivõrd võimas rituaal. Ja minu jaoks ei ole pulmad, et seal on kõik need ilusad, mulle meeldib loomulikult naisena teha neid asju. Mis seal on, mis lillekesed, kõik seda väga ilus planeerida. Aga minu jaoks põhiline asi, mida ma planeerisin, oli see, mis on see vaimne sisu, mida me siis selle rituaali kaudu endasse kodeerime. Mida me selle pulma rituaaliga sisendame. Ja see on võimalus kasutada, kui on suur ring, laulupeol ju kõik käinud teavad, kui on palju inimesi, siis on hoopis teisi asju võimalik teha. Kui on suur ring, ja kui see ring on näiteks pere ja kõige paremad sõbrad. Mis paremad, see on nii, vabandust, võtta tagasi. Lähedasemad. Kõige lähedasemad sõbrad. Sõpru on fantastilisi lõputult, kui sa ainult oskad näha. Aga ütleme sellel hetkel kõige lähedasemad sõbrad ja sellel hetkel kõige lähedasem pere ja tuua 2 poole pere ja lähedased sõbrad kokku üheks hõimuks. Ja see, mida sellised inimesed, kes hoolivad nüüd sellest armastusest, et see püsib kaua. Sest pulma ju ei tule kedagi, kes ei taha, et teil läheks hästi. Sul on nüüd 100 inimest, kes soovib, et teil läheks hästi. Sul on võimalik, et te ei too seda energiat kokku sinna. Ja seda võib ka vaadata spirituaalselt. Aga mulle meeldib vaadata alati 2 pidi. Ühest hetkest on tohutu energia, aga mis on energia, eks? Inimesed vahetavad mõtteid. Selle sündmuse kontekst on armastus. Selle sündmuse kese on konkreetselt 2 inimest. Ja mina alati olen detaili usku. Kui meil on päris elulood, mitte ei ole üldised. See tunne väikestest asjadest rõõm on õudselt tore tsitaat, aga missugune see sinu väike asi on ja millest sa täna rõõmu tunned ilmselt. See on see päris elu. Ja just see nagu see, et kui on 2 inimest, kelle ümber on need kõige tähtsamad ja nad vahetavad oma vahel just
väga selgelt seda infot, päris infot, päris asjadest, päris inimestest siin ja praegu. Ja me tõstame armastuse esile läbi terve selle rituaalse pulma. Siis see loob selle, kahjuks mul on nii kiire elu olnud peale seda, ma ei ole jõudnud oma pulmalistega suhelda, me ei ole jõudnud veel pulmapiltigi vaadata, alles saime need. Aga nende 3 kuu jooksul, mis täna on, eile sai 3 kuud, nende 3 kuu jooksul ma ei ole jõudnud nendega suhelda, aga mul on selline tunne, et me oleme lihtsalt nii ühendatud, nii selgelt ühendatud üheks armastuse ringiks. Ja seda ma tahtsingi teha. Ma tean, et need sõbrad ja see pere hoiab meie armastust. Ja ma tean, et see töötab. Miks ei ole mingisugune energeetiline mõte? Nagu ma ütlesin, mis on fookuses, seda sa näed. Et mul on tunne ja nii, ma olen seda ise pakkunud ka ise oma sõpradele nende pulmas. Või siis nendele olulisel üritusel, olulisel sündmusel. Ma tean, et minu abi on nende jaoks olemas ja ma tean, et nende lähedaste abi toetav olek lihtsalt, et me näeme neid, me näeme üksteise armastusi, nemad nägid selles pulmas üksteise armastusi, iseenda armastusi, sest kogu see pulm oli ainult selleks, et me tähistame seda, mis on mehe ja naise vahel, mis on või mehe või mehe, mis iganes liit teil on. Et mis on selle 2 inimese liidu mõte. Ja ma olin täiesti nagu nendest tunnetest, ma kogesingi fantastilist see vande andmise rituaal. See oli rohkem kui kõik meditatsioonid ja rännakud, mida ma olen teinud kokku. See kõik kuidagi elustus ja ma ei tea, ma olin nagu seesama siuke lilla tähetolm olingi täiesti, mida ma nagu selline kehaline, vaimne, selline nagu väga, väga lahe kogemine. Et ja ma muidugi, kuna seal olid kõige lahedamad inimesed üldse, keda ma ette võin kujutada, siis kõik see ruum oli hoitud. See oli rituaalselt läbi viidud pulm. See koosneski väga paljudest rituaalidest, et hoida seda, et see fookus ei läheks sellele, et nagu nendele vormistuse küsimustele. Vormistus oli meil ka ideaalne, aga ma arvan, et see kõik juhtus ka imeliselt, kuna lihtsalt kõik aitasid. Kõik tahtsid väga seda tähistada, seda armastust, kes sinna tulid. Ja see praegu lihtsalt, see töötab. Ma ei tea, mis saab tulevikus, aga see ei olegi tähtis. Aga see töötab moel või teisel elu lõpuni, see ei ole võimalik. See oli nii püha ja nii võimas rituaal. Aga ma vaatan su käsi, siis ma mõtlen, oota, kus sul see abielusõrmus on? Ma tõstsin nad siia korraks ümber, sest mul läks käsi enne külmaks hakkas välja kukkuma. Me ossime sõrmused, ka kihlasõrmus oli vist natukene suur, see siiamaani veel pareks. Abielusõrmused ossime üks päev enne pulmi poest sai vähe vale number. Ma kannan teda üldiselt õiges sõrmes, aga siis kui käsi läheb külmaks, siis läheb sõrm väiksest. Panen teisi sõrme kähku ümber. Aga juba tore sellepärast, et ta mul kogu aeg tähelepanu all. Nii. Kuidas, kas sul on, kindlasti erinevatel etappidel võib-olla olnud mingid unistusi, nagu sa oled jaganud, kas sul nüüd ja praegu on mingisugune inglise keeles öeldakse nagu bucket list või mingisugune soovide nimekiri, võib-olla eesti keeles, mida sa tahaks teha või kogeda või? Jaa, ikka on, aga see kogu aeg muutub. Sa ei pea seda väga pikalt, aga võib-olla kuuleks top 3 või 5 või midagi. Või top 2. Mida tulevik toob? Hakkame AK-d vaatama. No üks unistusi, mis mul on olla oma kehaga hästi heas suhtes. Praegu ma ei ole nii heas suhtes, kui ma tahaks. Ma ikkagi ruunan teda päris palju rohkem, kui ta on ära teeninud. Ja siis ma tean, et ma olen kirjutanud selle oma unistustesse väga selgelt kordi välja, see läheb palju paremaks.
väga hea, et ma unistan sellest, et ma armastan oma keha rohkem. Ja tahan temaga kahekesi hästi mõnusat ja toredat ja arendavat aega veeta. Nii et see on üks, mida ma kindlasti tahan teha. Aga kas sul on midagi sellist, mingit tegevust või kogemust või midagi, mida sa ei ole veel teinud, et võt selle tahaks selle elu jooksul justkui nagu ära teha või ma ei tea. Oled sa niimoodi mõelnud? Ma aeg-ajalt, ma justkui kogu aeg mõtlen sellele, aga siis, kui ma üritan seda sõnastada, siis selgub, et see ei ole käega katsutav. Ma ei tea. No näiteks seesama tunne, et ma tahan oma kehaga olla hästi heas läbisaamises. See tähendabki ju seda, et ma näitan talle kohti ja ma annan talle aimu tema potentsiaalist. Ma unistan, et ma kogen alati oma potentsiaali. Ma tunnen vähemasti, et mul on nii palju potentsiaali. Ma olen terve elu seda tundnud. Ja ma tunnen, et ma olen alles 1 miljontiku sellest potentsiaalist realiseerunud. Küll, aga ma olen elanud ilmselt palju suurema murdosa oma elust ära. Ja sellest ei ole midagi. Ma olen see 1 miljondik on olnud ka päris palju. Aga see tunne, et mul on nii palju, mida ma tahaks osata. Mu keha tahab olla tugevam, aga ei ole. Aga ma tean, et tal on tegelikult võimekust olla, aga ma lihtsalt ei luba, sest ma kulutan oma aja kogu aeg oma uskumuste süsteemi järgi mingis muus kohas on ju. Et ma tahaks nagu kogeda ka seda, et mu keha tegelikult on vastupidavam. Ma tahaks kogeda seda, et ma julgen jagada otse kanalist meloodiaid. Ma tahaks kogeda seda potentsiaali, et ma julgen rohkem neid meloodiaid sealt tuua siin ja praegu kuulajateni. Et ma arvan, et seal on palju rohkem, ma olen justkui julge tüdruk, aga mul on tunne, et see on alles nii vähe sellest. Väiksed papagoid ja väiksed hirmud. Ja, et ma olen küll 1000 papagoid maha lasknud, aga papagoid jällegi ei ole siin milleski süüdi. Et need kurjad tegelased, kes tahaksid, et ma oleks teisiti. Aga jaa, ma unistan sellest, et ma saaks realiseerida oma potentsiaali. Ja vähem panna tähele neid tüüpe siin ja seal, kes tahaks, et ma oleks teisiti. Aga hea uudis on ju see, et kui sa paned tähele, jah. See on ju great success. Jah, see on väga hea tähelepanu. Pange tähele. Jah. Kadri, me oleme siin kioskis number 3 raamatute keskel. Missugust raamatut sa praegu ise oled? Hetkel on pooleli Gabor Matee sellest keskendumishäirest raamat. Tegelikult ma ei saaks öelda, et ta on pooleli, ta on mul ikkagi enam-vähem läbi töötatud. See ei ole ka raamat, mida ma loen. Ma olen teda lõigu haaval läbi töötanud ja vahepeal lugenud muid asju, aga siis jälle tagasi tulnud. Selliseid raamatud ma teengi seal seda, mida mulle meeldib. Lõik, vahel ka juurde väike guugeldus, see, analüüs, enda peal midagi, analüüs. Ja siis lähen tagasi. Et hiljuti just, siis ta mul ammu juba alustatud, siis jäi pooleli, hiljuti just läksin jälle tagasi vaatama, mis sealt edasi. Et seal on nagu seda, aga seda raamatut saab ka niimoodi lihtsalt läbi lugeda ja mõelda, mis siin ikka, see on ju kõik teada. Aga mina nagu olen sealt raamatust leidnud nii mõndagi, mis on aidanud mul jällegi lähemale saada potentsiaalile. Kas meil on küsimusi? Mõnikord inimesed räägivad, et kui see on olemas, et siis küll järgmises elus, et
ei ole seda võib-olla tungi ennast parandada, teraapiast rääkisime siin palju, et tahaks ma olla selline, nagu ma olen. Või mingid muud aspektid, mis võivad sinna juurde tulla. Et kas see maailm, võib-olla ma küsimus pigem seda, et kas see maailm on see, kus ta tahaks veel kogeda elada, kas see vastus sellele on mingi raavile? Kas ma tahaksin veel kord seda maailma kogeda ehk siis tulla tagasi järgmises peatükis või et kas see kuidagi mõjutab minu otsuseid, siis see ei mõjuta mu otsuseid ilmselt see, et kas ma usun. Oletame, et ma sünniks uuesti, siis ma ikkagi ei elaks sugugi vähem. Ma elaks ikkagi sama palju, sest et jumal teab, kellena ma siia tagasi tulen. Ise valid. Ja, et mul on nagu... Mul on lihtsalt selline küte sees. Ja kui see nüüd nii oli, et ma ise valisin, siis on see ilmselt põhjusega. Mulle tundub, et nagu mingisugune... Vaat see ongi. See... Miski lihtsalt sealt kanalist on teadnud, et ma pean väga palju tundeid laskma paista välja. Kõigile näitamiseks. Ma ei tea, mis see on, aga ma tean seda lihtsalt. Ja ilmselt ma elan intensiivset sellist tundeelu, mitte kõike väljapoole. Pigem on see seespool. See ongi see, et kõik, mis on väljaspoolt näha, on ju ainult nendes üüriketes hetkedes, kus keegi vaatab. Keegi kunagi ei tule selle peale, et selle pooleteise tunni kõrval on ülejäänud 22,5 tundi, mida keegi ei näe sellest 24. Ja ma tunnen, et ma võiksin nendest tundidest ka 1,2 lauale panna. Ja ma olen saanud nagu selle uuesti sündimise koha pealt nagu enda jaoks, et aeg-ajalt ma nagu võtan selle uskumuse, ma suhtun sellesse uskumuse täpselt nagu sa ütlesid, mängu ilu mõttes võtangi seda aeg-ajalt nagu mängu. Üldse kõiki selliseid uskumusi saab võtta nagu mängu. Kas ma sünnin uuesti, kui ma võtan seda mängu, see hakkab mind kohe neuroloogiliselt mõjutama. See on lihtsalt kas uskumus või mitte. Siin ei ole vaja tõestada kellelgi midagi ära. See on nii tore, et aeg-ajalt keegi üritab tõestada, et aga see tõesti mäletaski ja see kõik on väga lahe. See on ka omaette mäng. Aga mängu ilu mõttes ma just kui tean, et see on hästi oluline, et ma tulin siia. Ja kõik inimesed teavad seda kusagil, et seda varianti elust, mida nad tulid elama, on nad tulnud mingi põhjusega. Kas alateadlikult või teadlikult, aga kogu aeg teed need järgmise valikuid. Aga jaa, ma ei saa minna seisiti, kui lihtsalt ma pean kuidagi lihtsalt hästi värvilist elu elama edasi. Seda ma lihtsalt tean ja ma ei tea, miks ma seda tean. Aga see on tulnud lihtsalt kõikide asjade teadmise kanalist. Ma võiks seda enda moodi või tähendab, kuidas mina seda mõistan, on see, et vaata, me tunneme kogu aeg midagi ja meie puhas tunne on seotud teadmisega. Nii et see on puhas tunne, et sa tead. Jah. Aga ei, ma ei saa, mul ei ole midagi lükata järgmisesse ellu. Võib-olla tulingi ainult ühe korra. Jah, see võib täiesti vabalt nii olla, et ma tulin üheks korraks ja sellepärast ma ei saa asju tegemata jätta. Gaas põhja. Aitäh sulle väga hea küsimuse eest. Kadri, sinuga oleks veel nii palju rääkida, aga tõmbame seekord otsa kokku ja teeme äkki siis millalgi teise osa. Jaa, mul on nüüd see tavaline laul käib peas, et ma nüüd rääkisin nii palju, aga see pidigi olema, te küsite ja ma räägin, aga mul on ikkagi praegu juba hakkasin, see minu sotsiaalne, see muster tuli, et... Aga nüüd ta on nähtav, vaata. Nüüd ta on laval. Jaa. Kuigi see pidigi nii olema, aga ikkagi... Mina pidanud üldse siin olema, nii et mul on nii hea meel, et sa kõik läks kuidagi orgaaniliselt nii, nagu ta pidi minema. Sest aeg-ajalt ma luban sellel mustril näiteks ka intervjuus tulla lauale. Noh, see muster tegelikult minus on see, et
ei tohi liiga palju rääkida. Sest see ei ole lihtsalt viisakas. Peab lubama rääkida teisel inimesel. Ja siis mõnikord ma intervjuu ajal küsin saatejuhilt midagi ja siis saatejuht on täiesti hämmingus, et mida ma nüüd tegema pean. Sest et see ei pidanud nii olema. Ja siis ma sain ise ka aru, et see ei pidanud nii olema. Ja siis ma võtan nagu tagasi selle, et okei, lähme jah, et ma hakkan edasi rääkima omast juttu. Ja siis ma alati olen nagu kahvlis sellega. Ja ma ei ole kunagi saanud seda ühelegi saatejuhile varem öelda, et ma olen sellega kahvlis. Te olete esimesed ja ilmselt ka viimased või ma ei tea, aga samas ma ei tea. Aga kuna see on lihtsalt täna nii... See tähendab, et sa nüüd ma ei räägi nüüd enam kunagi. Ei, ma mõtlen seda... Ise küsid, ise vastad. Tead, lihtsalt siuke naljakas asi on saatejuhtidega mul olnud ja see on nagu peaaegu nagu saade. Et siis nagu... Peaaegu. Ongi nagu saade ju. Ei, peaaegu. Et aga samas ta ei ole, ta on ikkagi nagu me saime siin kokku ja... Vestlus. No võt, igal juhul mina olen äärmiselt tänulik. Sest et mis ma selle pika jutt, ma alati tegelikult jõuan mõtteni. Selle pika näosaate ringi jutuga, et miks ma olen tänulik, et tänane on nii VIP-formaadis, et siin on mõned tuttavad ja teie. Sest mul on tunne, et kontrastiks sellele üüratule näosaate tähelepanule, kus ma olen kohutavalt närvis iga sõna pärast, mida ma ütlen. Suremas. Ja suremas. Kogu aeg. Siis täna ma ei olnud. Ma olin teie kõigi poolt nii hoitud. Ma olin pisut närvis. Ja sellepärast ma võib-olla vatrasin kiiremas tempos, kui ma oleks veel muidu kusagil Rännaku kontsertil rääkinud. Aga see oli siiski minu kohta päris okei olla. Aga kuidas teie olete ennast tundnud? Ma olen nautinud sind ja seda, mida sa välja kiirgad. Mu keha on reageerinud, ma kuulan kehaga ja hästi inspireeriv. Minu aeks väga laetud ja energeetiline ja nagu megainfo. Aitäh sulle. Aitäh. Minu jaoks on see huvitav nüanss selle, et ma tulin ja natuke mõtlesin, natuke planeerisin, oli pisike võimalus, et Aveli võib-olla ei jõua täna siia, aga siiski läks kõik hästi. Ja see on ka põhjus, miks Johannes minu kõrval. Aga siis me just mõtlesime, et teeme koos. Siis mõtlesime, et teeme koos ja ma muidugi natuke planeerisin ja mõtlesin, et see on hea point ja siit tuleb hea küsimus ja siin on veel parem. Oot, kus panen kohe jälle kirja. Ja reaalsus oli see, et me täna ei rääkinud praktiliselt ühtegi neist ja me spontaanselt tegime seda, mis me siin täna tegime, et ma olen sellest alati ma usaldan seda, et kõik läheb nii nagu peab. Aitäh sulle. Aitäh. Aitäh, Katri.